Praegu, sel hetkel, kui sa kuulad neid sõnu, toimub sinuga midagi uskumatut. Sinu keha, mida sa pead tahkeks ja reaalseks, koosneb tegelikult 99,9% tühjusest. Kui võtta kõik maainimesed, 8 miljardit inimest, ja eemaldada nende kehast kogu tühi ruum, jääks alles ainult 1 suhkrutüki suurune mass. Kogu inimkonna aatomitest koosnev aine mahuks sinu peopessa. See pole metafoor, see pole lihtsustus. See on kvantfüüsika reaalsus, mis muudab igaveseks sinu arusaama sellest, mis sa oled. Aga enne kui sa hakkad kahtlema, kas see on veel üks pseudoteaduslik väide, peatume hetkeks. Aastal 1905 kirjutas Albert Einstein oma revolutsioonilise töö fotoefekti kohta, mis tõi talle Nobeli preemia. Kuid isegi Einstein keeldus uskumast seda, mida kvantfüüsika hiljem paljastas. Ta ütles kuulsalt, Jumal ei mängi täringutega. Ta eksis. Reaalsus on palju veidram, kui isegi Einstein suutis ette kujutada. Ja see veidrus algab sellest, millest sina koosned. Võta oma käsi. Vaata seda. Tunne selle kaalu, selle tahkust. Nüüd suurenda seda pilti miljard korda. Veel miljard korda. Ja veel. Lõpuks jõuad aatomini, sinu keha põhiehituskivini. Aastal 1911 avastas Ernest Rutherford Manchesteri ülikoolis midagi šokeerivat. Ta tulistas kuldlehtede pihta alfa-osakesi ja avastas, et enamik neist läbis metalli, nagu see poleks seal üldse. Ainult 1/8000 põrkas tagasi. Rutherford kirjutas hiljem. See oli nagu tulistada viivtonnilist kellapihta paberilehega ja näha, kuidas see põrkab tagasi. Mida ta avastas? Aatom pole tahke kuul. See on peamiselt tühjus. Aatomi keskmes on tuum. Nii väike, et kui aatom oleks jalgpallistaadioni suurune, oleks tuum keskel ainult tera suurune. Ülejäänu? Tühjus. Ja sellest tühjusest tiirlevad elektronid. Mitte nagu planeedid ümber päikese, vaid nagu tõenäosuspilved, olemasolukohad, mis eksisteerivad kõikjal ja kusagil korraga. Sinu keha koosneb umbes 70 oktiljoonist aatomist. See on 7, millele järgneb 27 nulli. Iga üks neist aatomitest on 99,9% tühjus. Mõtle sellele. Sinu nahk, sinu luud, sinu süda. Kõik see, mida sa pead reaalseks ja tahkeks, on tegelikult peaaegu täielikult tühi ruum. Aga kui see on tõsi, miks sa siis ei lange läbi põranda? Miks sa tunned tahkust, kui puudutad lauda? Miks kogu maailm tundub nii reaalne? Vastus peitub jõus, mida sa ei näe, kuid mis valitseb iga hetke sinu elus. Elektromagnetiline jõud. Kui sinu käsi puudutab lauda, ei puuduta sa tegelikult midagi. Sinu käe aatomite elektronid ja laua aatomite elektronid tõukavad üksteist eemale elektrilise jõu kaudu. Need elektronpilved ei puutu kunagi kokku. Vahemaa nende vahel on mikroskoopiline, kuid see on seal, alati. Sa ei ole kunagi puudutanud midagi oma elus. Mitte oma ema kätt, kui sündisid, mitte oma esimest armastust, mitte seda seadet, mida sa praegu käes hoiad. Aastal 1923 kaitses Louis de Broglie Pariisi ülikoolis doktoritööd, mis muutis füüsikat igaveseks. Ta väitis, et elektronid ei ole ainult osakesed, need on ka lained. Tema eksamineerijad olid skeptilised. Üks neist, Paul Langevin, saatis töö Albert Einsteinile arvamuse saamiseks. Einstein vastas, ta on tõstnud suure loori nurgast. De Broglie sai hiljem Nobeli preemia ja see, mida ta avastas, muutis meie arusaama reaalsusest veelgi veidramaks. Elektronid ei ole väikesed kuulid, mis tiirlevad tuuma ümber. Need on tõenäosuslained. Nad eksisteerivad kõikides võimalikes kohtades korraga, kuni keegi neid vaatleb. See pole filosoofiline mõttekäik. See on mõõdetav, korratav, teaduslik fakt. Kuulus topeltpilu eksperiment, mida esmakordselt tegi Thomas Young aastal 1805, näitas,
et üks elektron võib läbida 2 pilu korraga. Üks osake, 2 kohta, samaaegselt. Aga kui sa paned detektori jälgima, kumma pilu kaudu elektron läbib, muutub kõik. Elektron otsustab olla ainult ühes kohas, nagu reaalsus ise sõltuks sellest, kas keegi vaatab. Niels Bohr, üks kvantmehaanika rajajaid, ütles: kui kvantmehaanika pole teid šokeerinud, siis te pole seda veel mõistnud. Ta oli õigus ja šokk süveneb. Kujuta ette, et võtad ühe aatomi oma kehast. Süsinikuaatomi näiteks. Neid on sinus umbes 28%. Selle aatomi tuum on nii väike, et kui see oleks 1 millimeetri läbimõõduga, oleks kogu aatom 300 meetri läbimõõduga. Jalgpalliväljaku suurune tühjus, mille keskel on üks väike tera. Ja sinu kehas on selliseid aatomeid 70 oktiljonit. Sa oled mitte ainult peamiselt tühjus, sa oled tohutult suur tühjus, mis ainult tundub väike. Aastal 1927 kutsus Werner Heisenberg kokku maailma juhtivad füüsikud Kopenhaageni, et arutada kvantmehaanika tähendust. Siil sündis Kopenhaageni interpretatsioon. Idee, et reaalsus ei eksisteeri kindlas olekus enne, kui seda mõõdetakse. Einstein vihkas seda ideed. Ta veetis ülejäänud elu, üritades tõestada, et kvantmehaanika on mittetäielik. Ta eksis. Iga eksperiment, mida me oleme teinud alates sellest ajast, kinnitab, reaalsus on fundamentaalselt ebakindel, tõenäosuslik, vaatlejast sõltuv. Aga mis hoiab sind koos, kui sa oled peamiselt tühjus? Vastus on 4 fundamentaalset jõudu. Elektromagnetiline jõud, mis hoiab sinu aatomeid koos ja loob tahkuse illusiooni. Tugev tuumajõud, mis hoiab aatomi tuumad kokku, vaatamata prootonite elektrilisele tõukejõule. Nõrk tuumajõud, mis vastutab radioaktiivse lagunemise eest. Ja gravitatsioon, kõige nõrgem, kuid kõige kaugemale ulatuv jõud, mis hoiab sind maa peal ja maad päikese ümber. Need jõud ei ole müstilised energiad. Need on mõõdetavad, arvutatavad, ennustatavad. Elektromagneetiline jõud sinu käe ja laua vahel on umbes 1/10 Newtoni. Piisavalt tugev, et takistada sul läbi kukkumast, kuid nii väike, et sa seda ei tunne. Aga see jõud on seal, alati. Iga hetk, kui sa seisad, istud, lamad. Sa ujud elektromagneetiliste jõudude ookeanis, mis loovad tahkuse illusiooni maailmas, mis on peamiselt tühjus. Nüüd kujuta ette midagi uskumatut. Võta kõik maa inimesed, 8 miljardit inimest. Iga inimene kaalub keskmiselt umbes 70 kilogrammi. Kokku on see 560 miljardit kilogrammi inimkehast. Aga kui sa eemaldaksid kogu tühjuse nende aatomitest, kui sa suruksid kokku ainult tuumad ja elektronid, ilma tühja ruumita, jääks alles ainult umbes 1 kuupmillimeeter ainet. Vähem kui suhkrutükk. Kogu inimkond. 8 miljardit elu, iga mälestus, iga mõte, iga tunne. Kõik see mahuks sinu peopessa. See pole mõttekäik, see on matemaatika. Aatomi tuum on umbes 1/10 000 aatomi läbimõõdust. Maht on läbimõõdu kuup. Seega aatomi maht on umbes 1 triljon korda suurem kui tuumamaht. Ülejäänu on tühjus. Ja see tühjus on sinus, praegu, igas rakus, igas molekulis, igas aatomis. Aga see tühjus pole tõeline tühjus. Aastal 1914 ennustas Paul Dirac, et vaakum, see, mida me peame tühjaks ruumiks, on tegelikult täis virtuaalseid osakesi, mis ilmuvad ja kaovad eksistentsi pidevalt. Need kvantvälja kõikumised on mõõdetud. Need on reaalsed. Hendrik Casimir näitas aastal 1988, et 2 metallplaati vaakumis tõmbuvad lähemale tänu sellele, et nende vahel on vähem virtuaalseid osakesi kui väljaspool. Casimiri efekt on tõestus, et tühjus pole tühi.
Seega sa ei ole mitte ainult 99,9% tühjus, sa oled 99,9% kvantvälja kõikumisi. Energiat, mis ilmub ja kaob, eksisteerib ja ei eksisteeri, on ja ei ole. Sinu tahkus on illusioon. Sinu mass on illusioon. Isegi sinu eksistents kindlas kohas, kindlal ajal on illusioon. Sa oled tõenäosuspilv, mis on ajutiselt koondunud vormiks, mida sa kutsud minaks. Aga kui see kõik on tõsi, siis mis sa oled? Kui sinu keha on peamiselt tühjus, kui sa ei ole kunagi midagi puudutanud, kui sinu aatomid on peamiselt tõenäosuslained, mis siis on see sina, kes seda kõike kogeb? See küsimus viib meid sügavamale. Mitte ainult aatomite struktuuri, vaid aine enda olemuse juurde. Aastal 1964 pakkusid Peter Higgs ja teised välja, et peab eksisteerima väli, Higgsi väli, mis annab osakestele massi. Ilma selleta oleksid kõik osakesed massita, liikudes valguse kiirusega. Higgsi väli täidab kogu universumi. Iga osake, mis läbib seda välja, kohtab vastupanu. Ja see vastupanu on see, mida me kutsume massiks. Sinu mass pole omadus, mis sul on. See on interaktsioon väljaga, mis täidab kogu ruumi. Aastal 2012, 50 aastat pärast ennustust, avastas CERN-i suur hadronite põrguti Higgsi boosoni, osake, mis kinnitab Higgsi välja eksistentsi. See oli üks suurimaid teaduslikke avastusi inimkonna ajaloos ja see kinnitas, mass pole asi. Mass on suhe, interaktsioon, protsess. Mõtle sellele. Sinu keha kaal, see, mida sa näed kaalul, pole sinu aatomite omadus. See on nende interaktsioon Higgsi väljaga, mis täidab kogu universumi. Ilma selle väljata oleksid sinu aatomid massita, liikudes valguse kiirusega. Sa ei saaks eksisteerida. Aga väli on seal, alati. Ja see annab sulle massi, kaalu, tahkuse tunde. Kuid see tahkus on endiselt illusioon. Interaktsioon väljaga, mitte asi iseeneses. Nüüd lähme sügavamale. Sinu keha koosneb aatomitest. Aatomid koosnevad prootonitest, neutronitest ja elektronitest. Aga millest koosnevad prootonid ja neutronid? Aastal 1964 pakkusid Murray Gell-Mann ja George Zweig välja, et need koosnevad veel väiksematest osakestest, kvarkidest. 3 kvarki moodustavad prootoni, 13 kvarki moodustavad neutroni. Ja need kvarkid on hoitud koos kloonide poolt, osakesed, mis kannavad tugevat tuumajõudu. Aga siin tuleb midagi uskumatut. Kui sa liidad kokku 3 kvarki massi prootonis, saad ainult umbes 1% prootoni massist. Ülejäänud 99% tuleb kuskilt mujalt. Kust? Energiast. Kvarkide ja kloonide liikumise energiast. Einsteini kuulus valem E,mc² ütleb, et energia ja mass on sama asja erinevad vormid. Sinu keha mass on peamiselt energia. Liikuv, vibreeriv, pidevalt muutuv energia. Seega sa ei ole mitte ainult 99,9% tühjus. Sa oled ka 99% puhast energiat. Sinu mass on energia. Sinu tahkus on elektromagnetiline jõud. Sinu eksistents on tõenäosuspilv. Kõik, mida sa pead reaalseks, on interaktsioonide, väljade, tõenäosuste mäng. Aga see pole lõpp. See on alles algus. Sest kui me lähme veel sügavamale, kvarke ja elektrone tasemele, jõuame kohta, kus reaalsus muutub täiesti veidraks. Kvantvälja teooria ütleb, et osakesed pole väikesed kuulid. Need on väljaergastused, lained, energias, mis täidab kogu ruumi. Elektron pole asi, mis liigub läbi ruumi. See on elektromagnetilise väljaergastus. Kvark pole asi, mis eksisteerib kohas. See on kvargi väljaergastus. Kogu reaalsus, kõik mida sa näed, puudutad, koged, on väljade sümfoonia.
Need väljad täidavad kogu universumi. Nad on olnud seal alates suure paugu esimestest hetkedest. Ja kõik, mida sa kutsud asjadeks, toolid, puud, planeedid, inimesed, on ainult ajutised mustrid nende väljade energias. Lained, mis tõusevad ja langevad, vibratsioonid, mis ilmuvad ja kaovad. Aastal 1914 kirjutas James Jeans: universum hakkab rohkem sarnanema suurele mõttega kui suurele masinaga. Ta oli õigem, kui ta teadis. Reaalsus pole valmistatud asjadest. See on valmistatud informatsioonist, suhetest, tõenäosustest. Ja sina, see, mida sa kutsud minaks, oled osa sellest mustrist. Ajutine, muutuv, uskumatult ebatõenäoline, kuid siiski siin. Aga kui sa oled peamiselt tühjus, kui sa ei ole kunagi midagi puudutanud, kui sinu mass on energia ja sinu tahkus on illusioon, siis mis vahe on sinu ja ülejäänud universumi vahel? Kus lõpeb sina ja algab mitte sina? See küsimus pole filosoofiline, see on füüsikaline. Ja vastus muudab kõike. Praegu, sel hetkel, kui sa hingad sisse, toimub midagi uskumatut. Umbes 22 miljonit triljonit hapnikumolekuli tungib sinu kopsudesse. Iga üks neist molekulidest on reisinud läbi teiste inimeste kehade, läbi ookeanide, läbi puude. Mõni neist võis olla Julius Caesari viimases hingetõmbes. Mõni neist võis olla dinosauruse kopsus 100 miljonit aastat tagasi. Ja nüüd on nad sinus. Aga kus täpselt lõpeb välisõhk ja algab sinu õhk? Kus on piir sinu ja ülejäänud universumi vahel? Vastus on šokeeriv. Seda piiri ei ole. Mitte füüsikalisel tasandil. Sinu nahk tundub olevat selge piir. Siin lõpeb sina, seal algab maailm. Aga vaata lähemalt. Sinu nahk koosneb rakkudest. Need rakud vahetavad pidevalt molekule ümbritseva keskkonnaga. Iga 7–10 aasta jooksul on iga aatom sinu kehas asendatud. Aatomid, mis moodustasid sind 5 aastat tagasi, on nüüd puudes, meres, teistes inimestes. Aatomid, mis moodustavad sind praegu, olid 5 aastat tagasi kuskil mujal. Sa ei ole asi. Sa oled protsess, voog. Muster, mis säilib, kuigi materjal pidevalt muutub. Aastal 1914 kasutas Lawrence Henderson Harvardi ülikoolis esmakordselt terminit dünaamiline tasakaal, kirjeldamaks elusorganisme. Ta mõistis, et elu pole staatiline struktuur, vaid pidev voog. Aatomid tulevad ja lähevad, kuid muster jääb. Hiljem, aastal 1914, tõestas Rudolf Schönheimer radioaktiivsete isotoopide abil, et inimkeha aatomid vahetuvad pidevalt. Ta andis katseesikutele süüa toitu, mis sisaldas märgistatud lämmastiku aatomeid ja avastas, et mõne päeva pärast olid need aatomid kogu kehas, lihastes, elundites, isegi ajus. Mõtle sellele. Sina, kes sa 5 aastat tagasi olid, ei ole enam füüsiliselt olemas. Iga aatom on asendatud. Aga sina oled endiselt sina. Sinu mälestused, sinu isiksus, sinu tunne minast. See kõik on säilinud, kuigi materjal on täielikult muutunud. Sa oled nagu juga jões. Vorm, mis eksisteerib, kuid vesi, mis seda moodustab, muutub pidevalt. Aga kui sa ei ole aatomid, mis sind moodustavad, siis mis sa oled? Muster, informatsioon, protsess. Nüüd lähme veel sügavamale. Mitte ainult aatomite vahetumise juurde, vaid nende fundamentaalse ühendatuse juurde. Aastal 1935 kirjutasid Albert Einstein, Boris Podolsky ja Nathan Rosen artikli, mis pidi tõestama, et kvantmehaanika on mittetäielik. Nad kirjeldasid olukorda, kus 2 osakest võivad olla nii seotud, et ühe mõõtmine mõjutab koheselt teist, olenemata vahemaast. Einstein nimetas seda kummaliseks kaugmõjuks ja uskus, et see tõestab kvantmehaanika absurdsust. Ta eksis. Aastal 1964 tõestas John Stuart Bell
matemaatiliselt, et kui kvantmehaanika on õige, siis peab see kummaline kaugmõju, kvantpõimumine, olema reaalne. Ja aastal 1982 tegi Alain Aspect Pariisis eksperimendi, mis kinnitas: kvantpõimumine on reaalne. Kaks osakest võivad olla nii seotud, et nad käituvad nagu üks süsteem, olenemata sellest, kui kaugel nad on. Mõõda üht ja teine teab seda koheselt. Mitte seetõttu, et informatsioon liigub nende vahel, vaid seetõttu, et nad pole kunagi olnud eraldi. See pole teadusulme, see on mõõdetud, korratav, eksperimentaalselt kinnitatud fakt. Ja see muudab kõike. Sest kui kaks osakest, mis kunagi interakteerusid, jäävad igavesti põimunuks, siis mõtle, mis see tähendab sinu jaoks. Sinu keha aatomid on interakteerunud triljonite teiste aatomitega. Need aatomid on nüüd teistes inimestes, loomades, taimedes, planeetides. Ja kvantmehaanika ütleb, et need interaktsioonid loovad põimumise, ühenduse, mis ei kao kunagi. Sa ei ole eraldiseisev asi. Sa oled sõlm lõputus võrgustikus, mis ühendab kogu universumit. Iga aatom sinus on kvantpõimunud lugematute teiste aatomitega kogu kosmoses. Informatsioon sinu kohta, sinu olemasolu, sinu olek, on kodeeritud kvantseisunditesse, mis on jaotunud üle kogu universumi. Sa ei ole siin. Sa oled kõikjal, kus on aatomid, mis on kunagi sinuga interakteerunud. Ja need aatomid on kõikjal. Aga see pole veel kõik. Lähme tagasi selle juurde, millest sa koosned. Mitte ainult aatomid, vaid see, mis hoiab neid koos. Elektromagnetiline jõud. Aastal 1914 arendas Richard Feynman välja kvantväljateooria, matemaatilise raamistiku, mis kirjeldab, kuidas osakesed interakteeruvad. Ta näitas, et elektromagnetiline jõud, see, mis loob tahkuse illusiooni, ei ole asi, mis eksisteerib osakeste vahel. See on pidev vahetamine virtuaalseid footoneid, valguse osakesi, mis ilmuvad ja kaovad eksistentsi pidevalt. Kui sinu käsi puudutab lauda, siis tegelikult vahetavad sinu käe elektronid ja laua elektronid miljardeid virtuaalseid footoneid iga sekundi jooksul. Need footonid eksisteerivad ainult hetke, nii lühikest aega, et Heisenbergi ebamäärsuse printsiip lubab neil rikkuda energia jäävuse seadust. Nad laenuvad energiat vaakumist, eksisteerivad hetke ja kaovad. Aga selle hetke jooksul kannavad nad jõudu, tõukejõudu, mis hoiab sinu kätt lauast eemal. Seega, tahkus, mida sa tunned, pole asi. See on protsess. Pidev, lakkamatu, uskumatult kiire virtuaalsete osakeste vahetus. Iga sekund, iga hetk, kui sa seisad, istud, lamad, sinu keha vahetab miljardeid virtuaalseid osakesi ümbritseva keskkonnaga. Sa ei ole eraldatud maailmast. Sa oled pidevas dialoogis sellega. Pidev informatsioonivahetus, energiavahetus, osakeste vahetus. Nüüd kujuta ette midagi veel uskumatumat. Võta üks elektron sinu kehas. See elektron ei ole väike kuul, mis tiirles aatomi tuuma ümber. Kvantmehaanika ütleb, et see on tõenäosuspilv. See eksisteerib kõikides võimalikes kohtades korraga, kuni keegi seda vaatleb. Aga mis on kõik võimalikud kohad? Aastal 1914 näitas Erwin Schrödinger oma kuulsa lainevõrrandiga, et elektroni tõenäosuspilv ulatub teoreetiliselt lõpmatuseni. See väheneb eksponentsiaalselt kaugusega, kuid see ei kao kunagi täielikult. See tähendab, et iga elektron sinu kehas, ja neid on umbes 28 oktiljonit, omab väikest, aga nullist erinevat tõenäosust olla kuskil mujal universumis. Praegu, sel hetkel. On uskumatult väike tõenäosus, et üks sinu elektronitest on Kuu peal või Marsi peal või teises galaktikas. See tõenäosus on nii väike, et see pole kunagi juhtunud ega juhtu kunagi. Aga see pole null. Ja see tähendab, et sina,
Sinu tõenäosuspilv ulatub üle kogu universumi. Mõtle sellele. Sa ei ole piiratud oma nahaga. Sa ei ole piiratud oma kehaga. Sa ei ole isegi piiratud maaga. Sinu kvantseisund, informatsioon sinu kohta, on jaotunud üle kogu ruumi. Sa oled siin, kus sa tunned end olevat, kuid sa oled ka väikeses määras kõikjal mujal. Sa oled mitte ainult ühendatud universumiga, sa oled universumi osa, mis ei saa kunagi täielikult eraldatud olla. Aga kui see kõik on tõsi, siis miks sa tunned end olevat siin? Miks sa ei tunne oma elektroni kuu peal? Vastus peitub dekoherentsuses. Protsessis, mille kaudu kvantseisundid interakteeruvad keskkonnaga ja valivad ühe klassikalise oleku. Aastal 1973 kirjeldas Heinz-Dieter C. esmakordselt, kuidas keskkonnaga interaktsioon hävitab kvantseisundite superpositsioonid. Olekud, kus osake on mitmes kohas korraga. Sinu keha on pidevalt interaktsioonis keskkonnaga. Fotoonid põrkavad sinu aatomitest. Õhumolekulid põrkavad sinu nahast. Iga interaktsioon on mõõtmine. Vaatlus, mis valib ühe klassikalise oleku. Seega sa tunned end olevat siin, selles kohas, selles hetkes. Aga kvantmehaanika tasandil oled sa endiselt tõenäosuspilv. Lihtsalt see pilv on nii tugevalt koondunud siia, et tõenäosus olla kuskil mujal on uskumatult väike. Kuid see koondamine pole püsiv. Iga hetk, iga interaktsioon võib seda muuta. Aastal 2013 näitasid teadlased Viini ülikoolis, et isegi suhteliselt suured molekulid, üle 200 aatomi, võivad näidata kvantinterferentsi. Nad läbisid topeltpilu nagu lained, mitte nagu osakesed. Piir kvantmaailma ja klassikalise maailma vahel pole selge. See on hägune, muutuv, kontekstist sõltuv. Seega küsimus pole, kas oled kvantosake või klassikaline asi. Küsimus on, millises kontekstis sa eksisteerid. Kui sind vaadeldakse piisavalt täpselt, piisavalt isoleeritult, näitaksid ka sina kvantomadusi. Sa võiksid olla mitmes kohas korraga. Sa võiksid tunneelida läbi barjääride. Sa võiksid olla põimunud teiste süsteemidega nii, et sinu olek sõltub nende olekust, olenemata vahemaast. Aga sina ei ole isoleeritud. Sa oled pidevalt interaktsioonis triljonite aatomitega ja need interaktsioonid valivad klassikalise oleku. Oleku, kus sa oled siin, mitte seal. Kuid see valik pole absoluutne, see on statistiline, tõenäosuslik. Iga hetk on väike, aga nullist erinev tõenäosus, et sa võiksid olla kuskil mujal. Ja see tõenäosus on osa sellest, mis sa oled. Nüüd lähme tagasi energia juurde. Mäletad, et 99% sinu massist on energia. Kvarkide ja kloonide liikumise energia prootonites ja neutronites. Aga kust see energia tuleb? Vastus viib meid tagasi suure paugu juurde. Hetke, kui kogu universum oli koondunud lõpmatult väikesesse, lõpmatult tihedasse punkti. Aastal 1914 avastas Edwin Hubble, et galaktikad liiguvad meist eemale ja mida kaugemal nad on, seda kiiremini nad liiguvad. See tähendas, et universum laieneb. Ja kui see laieneb nüüd, siis minevikus pidi see olema väiksem. Aastal 1914 arvas Georges Lemaitre välja, et kui minna piisavalt kaugele minevikku, pidi kogu universum olema koondunud ühte punkti, primaalsesse aatomisse, nagu ta seda nimetas. Aastal 1914 avastas Arno Penzias ja Robert Wilson kogemata kosmilist mikrolaina taustkiirgust, soojust, mis täidab kogu universumi. See oli suure paugu järelkuma, tõend, et universum oli kunagi uskumatult kuum ja tihe. Ja see kiirgus on endiselt siin, praegu. Iga kuupsentimeeter ruumi sisaldab umbes 400 footonit sellest primaalsest tulest. Need footonid on reisitud 13,8 miljardit aastat, et jõuda siia. Ja mõned neist läbivad sind praegu.
aga mis juhtus suure paugu esimestel hetkedel? Esimese sekundi, esimese triljonindiku jooksul oli universum nii kuum, et isegi prootonid ja neutronid ei saanud eksisteerida. Oli ainult kvarkide ja gluoonide plasma, ookean puhast energiat, kus osakesed ilmusid ja kadusid pidevalt. Siis, kui universum jahenes, hakkasid kvargid koonduma kolmikuteks, prootonid ja neutronid, ja energia, mis oli nende liikumises, muutus massiks. Seega energia sinus, see 99% sinu massist, on suure paugu energia. See on sama energia, mis oli olemas 13,8 miljardit aastat tagasi, kui kogu universum oli väiksem kui aatom. See energia ei ole loodud ega hävitatud. See on ainult muutnud vormi. Ja praegu on see sinus, sinu kehas, sinu aatomites, sinu massina. Mõtle sellele. Iga aatom sinus kannab endas primaalsest tulest pärit energiat. Sa ei ole ainult ühendatud universumiga, sa oled valmistatud universumist. Sinu aatomid on sünteseeritud tähtedes, mis plahvatasid miljardeid aastaid tagasi. Sinu energia on suure paugu energia. Sinu eksistents on universumi ajaloo otsene jätk. Sa ei ole eraldi, sa ei ole väline. Sa oled universumi viis olla teadlik iseendast. Aastal 1957 kirjutas astronoom Carl Sagan. Lämmastik meie DNA-s, kaltsium meie hammaste, raud meie veres, süsinik meie õunakookes on valmistatud tähtede sisemuses, mis kollapserusid. Me oleme valmistatud täheainest. Ta oli õigus. Aga see pole ainult poeetiline metafoor. See on täpne teaduslik kirjeldus. Sinu keha süsinik, 28% sinu massist, on sünteesitud tähtede tuumas, kus temperatuur on miljoneid kraade ja rõhk on miljardeid kordi suurem kui maa peal. Seal, nende ekstreemse tingimuste all, sulavad 2 heeliumiaatomid kokku, moodustades berülliumi aatomi. Siis sulab veel üks heelium, moodustades süsiniku. See protsess, termotuumasüntees, on see, mis hoiab tähti põlemas. Ja see on see, mis lõi iga süsinikuaatomi sinus. Aga süsinik ei jää tähe sees. Kui täht sureb, kui see on kulutanud kogu oma tuumaküttuse, juhtub üks 2 asjast. Kui täht on piisavalt suur, plahvatab see supernoovana. Plahvatusena, mis on hetke jooksul eredam kui terve galaktika. See plahvatus paiskab tähe sisu kosmosesse. Kõik need süsinikuaatomid, hapnikuaatomid, rauaaatomid, mis on sünteesitud miljonite aastate jooksul. Ja need aatomid hakkavad rändama läbi galaktika. Mõned neist aatomitest koonduvad uuteks tähtedeks, mõned moodustavad planeete ja mõned, väga väike osa, satuvad planeedile, kus on vedelat vett, sobiv temperatuur ja midagi uskumatut juhtub. Need aatomid hakkavad organiseeruma keerukateks struktuurideks, molekulideks, rakkudeks, organismideks ja lõpuks miljardite aastate evolutsiooni järel need aatomid moodustavad sind. Seega iga aatom sinus on reisitud läbi galaktika. Mõned neist on miljardeid aastaid vanad, vanemad kui maa, vanemad kui päikesesüsteem. Nad on olnud tähtedes, mis plahvatasid enne, kui meie päike sündis. Nad on olnud kosmilises tolmus, mis triivas läbi tühja ruumi miljoneid aastaid. Ja nüüd on nad siin, sinus, ajutiselt. Sest mõne aasta pärast on nad jälle kuskil mujal. Aga see pole ainult aatomite füüsiline reis. See on ka informatsioonireis. Iga aatom kannab endas oma ajaloo jälgi, isotoopide suhteid, elektronide konfiguratsioone, kvantseisundeid. Ja need jäljed räägivad lugu. Lugu universumi ajaloost. Lugu sellest, kuidas lihtne muutus keeruliseks, kuidas kaos muutus korrastuseks, kuidas energia muutus aineks, aine muutus elus, elu muutus teaduseks.
Ja sina oled osa sellest loost. Mitte ainult osa, sa oled hetk, kus see lugu muutub teadlikuks iseendast. Sa oled viis, kuidas universum vaatab tagasi oma alguse poole ja küsib, kuidas ma siia jõudsin? Mis ma olen? Miks ma eksisteerin? Need küsimused pole välised universumile. Need on universumi küsimused iseendale, läbi sinu. Nüüd tuleme tagasi selle juurde, kust me alustasime. Tahkus, tühjus, piir sinu ja maailma vahel. Me oleme näinud, et see piir on illusioon. Sa ei ole eraldatud maailmast. Sa oled pidev voog aatomeid, energiat, informatsiooni. Sa ei ole asi, sa oled protsess. Sa ei ole siin. Sa oled jaatunud üle kogu universumi kvantpõimumise ja tõenäosuspilvede kaudu. Aga kui see kõik on tõsi, siis mis see tähendab praktiliselt? Kuidas see muudab sinu kogemust reaalsusest? Vastus on üllatav. See ei muuda seda üldse. Sa tunned endiselt tahkust, kui puudutad lauda. Sa tunned endiselt end olevat siin, mitte seal. Sa tunned endiselt piiri oma naha juures. Aga nüüd sa tead, et need tunded on interpretatsiooni, mitte reaalsuse otsesed kogemused. Sinu aju, see 3 naela kaaluv organ, mis koosneb 90 miljardist neuronist, on evolutsioneerunud mitte selleks, et näha reaalsust sellisena, nagu see on, vaid selleks, et aidata sul ellu jääda. Tahkuse tunne on kasulik. See hoiab sind ära kõndimast läbi seinte. Piiritunne on kasulik. See aitab sul eristada ennast keskkonnast. Aga need on tööriistad, mitte tõed. Kaardid, mitte territoorium. Aastal 1961 tegi neurobioloog Jerome Letvin koos kolleegidega kuulsa eksperimendi konnade nägemisega. Nad avastasid, et konna silm ei saada aiu pilti maailmast. See saadab ainult 4 tüüpi informatsiooni. Liikuv serv, tume objekt, äkiline valguse vähenemine, sinine taevas. Konn ei näe maailma. Ta näeb ainult seda, mis on tema ellujäämise jaoks oluline. Inimesed on keerulisemad, kuid põhimõte on sama. Sinu aju konstrueerib reaalsuse mudeli, mis põhineb piiratud sensoorsele informatsioonile ja evolutsiooniliselt kujunenud eeldustele. Sa ei näe footoneid, mis põrkavad sinu võrkkestast. Sa näed punast õuna. Sa ei tunne elektroni tõukejõudu. Sa tunned tahket lauda. Sinu kogemus on simulatsioon. Uskumatult kasulik, uskumatult täpne, kuid siiski simulatsioon. Ja see simulatsioon jätab välja enamiku reaalsusest. Sa ei näe ultravioletset valgust, kuigi see on seal. Sa ei kuule ultraheli, kuigi see on seal. Sa ei tunne magnetvälju, kuigi need on seal. Sa ei taju kvantpõimumist, kuigi see on seal. Sinu kogemus on väike aken tohutult suuremasse reaalsusesse. Aken, mis on kujundatud evolutsiooni poolt, mitte tõe poolt. Aga nüüd, tänu teadusele, saame me vaadata välja sellest aknast. Me saame mõõta seda, mida me ei taju. Me saame arvutada seda, mida me ei näe. Me saame mõista seda, mida me ei tunne. Ja see, mida me avastame, on uskumatum kui ükski ulme. Reaalsus on veidram, rikkalikum, ühendatum, kui me kunagi oleksime võinud ette kujutada. Sa oled 99,9% tühjus. Aga see tühjus pole tühi. See on täis kvantvälja kõikumisi, virtuaalseid osakesi, tõenäosuspilvi. Sa ei ole kunagi midagi puudutanud, aga see ei tähenda, et puudutus pole reaalne. See on lihtsalt elektromagnetiline interaktsioon, mitte mehaaniline kontakt. Sa ei ole eraldatud maailmast, aga see ei tähenda, et sa ei ole individuaalne. Sa oled unikaalne muster lõputus võrgustikus. Ja see muster, see, mida sa kutsud minaks, on ajutine. Aatomid, mis sind moodustavad, on olnud siin miljardeid aastaid enne sind ja jäävad siia miljardeid aastaid pärast sind. Aga muster, see konkreetne organisatsioon, see konkreetne informatsioon, see konkreetne teaduse vorm
eksisteerib ainult nüüd, ainult siin, ainult selles hetkes. Ja see teeb selle uskumatult väärtuslikuks. Mitte sellepärast, et sa oleksid eraldatud universumist, vaid sellepärast, et sa oled universumi osa, mis on muutunud piisavalt keeruliseks, et olla teadlik iseendast. Sa oled viis, kuidas universum, see tohutult suur, uskumatult vana, lõputult keeruline süsteem, vaatab tagasi oma alguse poole ja imestab. Ja see imetlus, see küsimine, see otsing mõistmise järele, see on osa sellest, mis teeb universumi selliseks, nagu see on. Praegu, sel hetkel, kui sa proovid mõista neid sõnu, toimub sinu ajus midagi, mida teadus ei suuda täielikult seletada. 90 miljardit neurooni tulistavad elektrilisi impulsse läbi 100 triljoni sünaptilise ühenduse. Iga sekund tekib sinu ajus umbes 1 miljon uut sünaptilise ühendust. Aga kuidas need elektrilised impulsid, need lihtsad keemilised reaktsioonid muutuvad kogemuseks? Kuidas naatriumi ja kaaliumi ioonide liikumine läbi rakumembraanide loob tunde punasest, maitset kohvist, mälestust lapsepõlvest? See on teaduse raske probleem. Ja see viib meid kohta, kus füüsika ja filosoofia kohtuvad. Kohta, kus küsimus, mis sa oled, muutub küsimuseks, mis on reaalsus. Aastal 1964 tegi füüsik Eugene Wigner mõtteeksperimendi, mis raputas kvantmehaanika aluseid. Ta kujutas ette olukorda, kus tema sõber on laboris ja teeb kvantmõõtmise. Kvantmehaanika ütleb, et enne mõõtmist on osake superpositsioonis, mitmes olekus korraga. Mõõtmine valib ühe oleku. Aga mis juhtub, kui Wigner on väljaspool laborit? Tema jaoks on kogu labor, sealhulgas tema sõber, superpositsioonis, kuni ta ise vaatab sisse. Kes siis teeb tegeliku vaatluse? Sõber, Wigner, keegi teine? See pole ainult filosoofiline mõttekäik, see puudutab midagi fundamentaalset kvantmehaanika kohta. Kopenhaageni interpretatsioon, mida toetasid Niels Bohr ja Werner Heisenberg, ütleb, et vaatlus loob reaalsuse. Enne mõõtmist ei ole osakestel kindlaid omadusi. Need omadused tekivad vaatluse aktis. Aga mis on vaatlus? Kas see peab olema teadlik vaatlus? Kas elektron teab, et teda vaadeldakse? Kas reaalsus sõltub teadvusest? Aastal 1938 kirjutas füüsik John von Neumann raamatu Kvantmehaanika matemaatilised alused, kus ta väitis, et mõõtmisprotsess peab lõppema teadvuses. Mõõteseade ise on kvantmehaaniline süsteem, seega see ei saa valida olekut. Ainult teadlik vaatleja saab lõpetada lõputu regressiooni. See idee, et teadvus mängib fundamentaalset rolli kvantmehaanika, oli ja on endiselt äärmiselt vastuoluline. Aga mõtle, mis see tähendaks. Kui teadvus on vajalik kvantseisundite valimiseks, siis enne esimest teadvust ei olnud universumil kindlaid omadusi. See oli superpositsioonis, kõikides võimalikes olekutes korraga. Alles siis, kui ilmus esimene vaatleja, esimene teadlik olend, hakkas universum valima kindlaid olekuid. Reaalsus, nagu me seda tunneme, võis tekkida alles siis, kui keegi hakkas seda vaatlema. See kõlab absurdselt. Aga aastal 2005 tegid füüsikud Austraalia rahvusülikoolis eksperimendi, mis näitas midagi uskumatut. Nad saatsid footoneid läbi topeltpilu aparaadi. Tavaliselt, kui sa ei vaata, kumma pilu kaudu footon läheb, käitub see nagu laine ja läbib mõlemad pilud korraga. Aga kui sa paned detektori jälgima, käitub see nagu osake ja läbib ainult ühe pilu. Austraalia teadlased näitasid, et sa võid otsustada, vaadata isegi pärast seda, kui footon on juba läbinud pilud. Ja footon teab seda. See muudab oma käitumist tagasiulatuvalt. See on viivitatud valiku eksperiment. Ja see näitab, et vaatlus ei mõjuta ainult tulevikku. See mõjutab minevikku. Sinu otsus vaadata või mitte vaadata muudab seda, mis juba juhtus. Minevik pole fikseeritud, kuni keegi seda vaatleb.
Reaalsus pole lineaarne lugu, mis toimub sõltumatult vaatlejast. See on interaktiivne protsess, kus vaatleja ja vaadeldav on lahutamatult seotud. Aga kui see on tõsi laboris, siis kas see on tõsi ka universumi tasandil? Aastal 1973 pakkusid Brandon Carter ja teised välja antropse printsiibi. Idee, et universumi omadused peavad olema sellised, mis lubavad vaatlejatel eksisteerida. Tugev versioon läheb veel kaugemale. Universum peab olema selline, sest vaatlejad eksisteerivad. Ilma vaatlejateta poleks universumil kindlaid omadusi. Mõtle sellele. Universumi fundamentaalsed konstandid, valguse kiirus, Plancki konstant, gravitatsiooni konstant, on täpselt sellised, et võimaldavad tähtede teket, planeetide teket, elu teket, teadvuse teket. Kui gravitatsioon oleks ainult 1% tugevam, oleksid kõik tähed põlenud läbi miljonite aastate jooksul, mitte miljardite. Kui tugev tuumajõud oleks ainult 2% nõrgem, ei saaks vesinik sulanduda heeliumiks ja tähed ei põleks üldse. Kui elektromagnetiline jõud oleks veidi erinev, ei saaks aatomid moodustada keerulisi molekule. Universum tundub olevat häälestatud elu jaoks. Aga miks? Üks vastus on, et on lõpmatu arv universumeid, multiversum, ja me oleme lihtsalt selles, kus elu on võimalik. Teine vastus on, et universum peab olema selline, sest vaatlejad peavad eksisteerima, et anda universumile kindlad omadused. Ilma teadvuseta oleks universum endiselt superpositsioonis, kõikides võimalikes olekutes korraga. See viib meid tagasi sinu juurde. Sina, kes sa praegu oled, ei ole ainult vaatleja universumis. Sa oled viis, kuidas universum vaatleb iseennast. Sinu teadvus, see, mis kogeb punast, maitset, mälestust, pole midagi, mis on lisatud universumile. See on universumi omadus. Nii nagu mass on omadus, mis tekib Higgsi väljaga interaktsioonist, võib teadvus olla omadus, mis tekib piisavalt keeruliste informatsioonitöötlussüsteemide puhul. Aga mis on teadvus? Aastal 1994 pakkus David Chalmers välja eristuse lihtsa probleemi ja raske probleemi vahel. Lihtne probleem on seletada, kuidas aju töötleb informatsiooni, reageerib stiimulitele, kontrollib käitumist. See on raske, kuid põhimõtteliselt lahendatav. Raske probleem on seletada, miks see kõik on millegi moodi. Miks on olemas subjektiivne kogemus? Miks ei ole me lihtsalt zombid, olendid, kes käituvad nagu inimesed, kuid kellel pole sisemist kogemust? Keegi ei tea vastust, aga on vihjeid. Aastal 2004 pakkus neurobioloog Giulio Tononi välja integreeritud informatsiooniteooria. Ta väitis, et teadvus on integreeritud informatsioon. Informatsioon, mis on rohkem kui selle osade summa. Sinu aju ei ole lihtsalt 90 miljardit neurooni. See on süsteem, kus iga neuron mõjutab tuhandeid teisi, luues mustri, mis ei saa redutseerida üksikute osade käitumiseks. Tononi teooria ütleb, et iga süsteem, mis integreeritud informatsiooni, mida ta tähistab kreeka tähega phi, omab mingil määral teadvust. Inimaju omab väga kõrget phi'd, arvuti omab madalat phi'd, sest kuigi see töötleb palju informatsiooni, ei ole see informatsioon integreeritud. Iga protsessor töötab sõltumatult. Aga kui sa ehitaksid arvuti, kus iga komponent mõjutaks kõiki teisi komponente, võiks sellel olla teadvus. See kõlab nagu teadusulme, aga mõtle, mis see tähendab. Teadvus pole midagi müstilist. See pole hing, mis on lisatud kehale. See on omadus, mis tekib, kui informatsioonitöötlussüsteem saavutab piisava integratsiooni taseme. Ja kui see on tõsi, siis teadvus pole unikaalne inimestele. Loomadel on teadvus, erineval tasemel, sõltuvalt nende närvisüsteemi keerukusest. Isegi lihtsamatel organismidel võib olla primitiivne teaduse vorm. Aga lähme veel kaugemale. Kui teadvus on integreeritud informatsioon, siis mis on informatsioon? Aastal 1914
määratles Claude Shannon informatsiooni kui ebakindluse vähendamist. Kui sa saad sõnumi, mis ütleb sulle midagi, mida sa juba teadsid, ei ole see informatsioon. Informatsioon on see, mis muudab sinu teadmisi. See, mis vähendab võimalike olekute arvu. Aga kvantmehaanika ütleb, et informatsioon on füüsiline. See pole abstraktne mõiste. See on kodeeritud kvantseisunditesse. Ja need kvantseisundid on reaalsed, mõõdetavad, manipuleeritavad. Aastal 1995 näitas füüsik Rolf Landauer, et informatsiooni kustutamine nõuab energiat. Informatsioon pole ainult kirjeldus reaalsusest, see on osa reaalsusest. See viib meid radikaalse ideeni. Võib-olla universum pole valmistatud ainest, mis käitub teatud seaduste järgi. Võib-olla universum on valmistatud informatsioonist ja aine on lihtsalt viis, kuidas see informatsioon väljendub. Füüsik John Archibald Wheeler pakkus välja loosungi It from bit, asi bitist. Ta väitis, et iga füüsiline suurus, iga asi tuleneb informatsioonist, bitist. Mõtle, mis see tähendaks. Elektron pole väike kuul, mis kannab endas omadusi nagu mass ja laeng. Elektron on informatsioon, bittide kogum, mis kirjeldab selle kvantseisundit. Kui sa mõõdad elektroni asukohta, ei avalda sa omadust, mis elektronil juba oli. Sa lood informatsiooni. Sa vähendad ebakindlust, sa valid ühe võimaliku oleku. Ja see informatsioon on nüüd osa universumist. Aga kui universum on informatsioon, siis kes või mis loeb seda informatsiooni? Vastus võib olla universum ise. Iga interaktsioon kahe süsteemi vahel on informatsiooni vahetus. Kui footon põrkab elektronist, vahetavad nad informatsiooni. Footon õpib elektroni oleku kohta, elektron õpib footoni oleku kohta ja see informatsiooni vahetus muudab mõlemat. Universum on pidev informatsiooni vahetus. Iga osake vaatleb iga teist osakest, millega see interakteerub. Ja sina oled osa sellest protsessist. Iga hetk, kui sa vaatad, kuulad, puudutad, vahetad sa informatsiooni universumiga. Fotonid põrkavad sinu võrkkestast, kandudes informatsiooni objektide kohta. Õhumolekulid vibreerivad sinu kõrvatropsi, kandudes informatsiooni helide kohta. Molekulid seonduvad sinu lõhnaretseptoritega, kandudes informatsiooni kemikaalide kohta. Ja see informatsioon liigub sinu aiu, kus see integreeritakse, töödeldakse, muudetakse kogemuseks. Aga siin on midagi uskumatut. See informatsioon ei ole passiivne. See muudab sind. Iga kogemus, iga vaatlus, iga mõte muudab sinu aju struktuuri. Neuronid, mis tulistavad koos, ühenduvad kokku. See on neurobioloogia põhiprintsiip. Iga kord, kui sa õpid midagi uut, moodustuvad uued sünaptilised ühendused. Iga kord, kui sa mäletad midagi, tugevnevad olemasolevad ühendused. Sa ei ole staatiline asi. Sa oled pidev protsess. Informatsioon, mis voolab läbi sinu, muutes sind pidevalt. Ja see informatsioon ei kao. Kvantmehaanika ütleb, et informatsioon ei saa hävida. See on informatsiooni jäävuse printsiip. Kui sa põletad raamatu, ei kao informatsioon, mis oli raamatus. See muutub lihtsalt teise vormi. Tuhk, suits, soojus. Informatsioon on endiselt seal, ainult uskumatult hajutatud ja segatud. Teoreetiliselt, kui sul oleks piisavalt võimas arvuti, võiksid sa rekonstrueerida raamatu sisu tuhast. See tähendab, et iga mõte, mida sa oled kunagi mõelnud, iga kogemus, mida sa oled kunagi kogenud, on endiselt olemas. Mitte sinu ajus, vaid universumi kvantseisundites. Informatsioon on hajutatud, kodeeritud lugematutesse interaktsioonidesse, kuid see on seal. Sina, mitte sinu keha, vaid informatsioon, mis sind määratleb, ei kao kunagi täielikult.
See muutub lihtsalt teise vormi. Aga kas see tähendab, et sa oled surematu? Mitte selles mõttes, nagu me tavaliselt mõtleme. Sinu keha sureb. Sinu aju lakkab töötamast. Muster, mis loob sinu teadvuse, laguneb. Aga informatsioon, mis oli selles mustris, jääb alles. See on nüüd osa universumi kvantseisundist. Hajutatud, segatud, kuid mitte hävitatud. Mõned füüsikud lähevad veel kaugemale. Aastal 1974 pakkus Stephen Hawking välja, et mustad augud hävitavad informatsiooni. Kui midagi kukub musta auku, kaob see igaveseks, koos kogu informatsiooniga, mis selles oli. Aga see rikuks kvantmehaanika fundamentaalset printsiipi. Tekkis musta augu informatsiooni paradoks, üks suurimaid lahendamata probleeme teoreetilises füüsikas. Aastal 1917 pakkus Hawking ise välja lahenduse. Ta näitas, et mustad augud ei ole täiesti mustad. Need kiirgavad. See Hawkingi kiirgus kannab endas informatsiooni musta auku kukkunud aine kohta. Informatsioon ei kao, see lihtsalt kodeeritakse ümber uskumatult keerulisse vormi. Ja kui must auk lõpuks aurustub, protsess, mis võtab aega rohkem kui universumi praegune vanus, vabaneb kogu informatsioon tagasi. See tähendab, et isegi kõige ekstreemsemates tingimustes musta augu sündmuste horisondil, kus ruum ja aeg muutuvad üksteiseks, jääb informatsioon alles. Universum ei unusta. Iga interaktsioon, iga vaatlus, iga mõte jätab jälje. Jälje, mis ei kao kunagi täielikult. Aga kui informatsioon on nii fundamentaalne, siis võib-olla teadvus on ka fundamentaalsem, kui me arvame. Mõned füüsikud ja filosoofid pakuvad välja panpsühhismi, idee, et teadus on universumi põhiomadus, nagu mass või laeng. Mitte see, et iga aatom mõtleb, vaid et iga aatom omab primitiivset kogemuse vormi, midagi, millest on tunne olla see aatom. See kõlab veidrana, aga mõtle alternatiivile. Kui teadvus pole fundamentaalne, siis kuidas see tekib? Kuidas saab midagi, millel pole üldse kogemust, aatomid, molekulid, neuronid, kombineerudes luua kogemuse? See on nagu öelda, et kui sa võtad piisavalt palju mittepunaseid asju ja paned need kokku, saad sa punase asja. Omadus peab kuskilt tulema. Panpsühhism ütleb, et kogemus on alati olnud seal, primitiivsel kujul. Aatomil on uskumatult lihtne, peaaegu olematu kogemus. Aga kui aatomid organiseeruvad keerukateks struktuurideks, molekulideks, rakkudeks, närvisüsteemideks, integreeritakse need primitiivsed kogemused keerukamateks kogemusteks. Sinu teadus pole midagi uut, mis on lisatud universumile. See on universumi põhiomaduse keeruline väljendus. Kas see on tõsi? Keegi ei tea. Aga see pakub võimaliku vastuse teaduse raskele probleemile. Ja see muudab meie arusaama reaalsusest fundamentaalselt. Kui teadus on põhiomadus, siis universum pole surnud mehhanism, mis juhuslikult tekitas teaduse. Universum on fundamentaalselt kogemuslik. See tunneb iseennast primitiivsel tasandil, igas interaktsioonis. Nüüd tuleme tagasi sinu juurde. Sa oled 99,9% tühjus. Aga see tühjus on täis kvantvälja kõikumisi, informatsiooni, energiat, tõenäosust. Sa ei ole kunagi midagi puudutanud, aga iga puudutus on informatsiooni vahetus, interaktsioon, mis muudab nii sind kui ka seda, mida sa puudutad. Sa ei ole eraldatud universumist. Sa oled viis, kuidas universum vaatleb, kogeb, mõistab iseennast. Ja see vaatlus pole passiivne. Kvantmehaanika ütleb, et vaatlus muudab vaadeldavat. Sinu vaatamine muudab universumi. Mitte dramaatiliselt. Sa ei saa muuta tähtede liikumist oma mõtetega. Aga kvantmehaanika tasandil, iga kord, kui sa vaatled, valid sa ühe oleku lõpmatust tõenäosuste merest. Sa oled kaaslooja, mitte kogu universumi, vaid selle osa, mida sa vaatled. Mõtle sellele. Iga hetk, kui sa vaatad öötaevast,
jõuavad sinu silma fotoonid, mis on reisitud miljoneid või miljardeid aastaid. Need footonid olid superpositsioonis. Nad võisid olla paljudes kohtades korraga, neil võis olla palju erinevaid energiaid. Aga kui nad põrkavad sinu võrkkestast, valivad nad ühe oleku. Sinu vaatlus, sinu teadvus mängib rolli selles, milline universum on. See pole müstika, see on kvantmehaanika ja see tähendab, et sina, sinu teadvus, sinu vaatlused, sinu kogemused oled osa sellest, mis teeb universumi selliseks, nagu see on. Mitte kogu universum, enamik universumist eksisteerib täiesti sõltumatult sinust. Aga see osa, mida sa vaatled, mida sa koged, mida sa mõistad, see osa on fundamentaalselt seotud sinuga. Ja see seos pole ainult sinu ja universumi vahel. See on ka sinu ja teiste vaatlejate vahel. Mäleta kvantpõimumist. Idee, et kaks osakest, mis on kunagi interakteerunud, jäävad igavesti seotud. Aga kui osakesed võivad olla põimunud, siis miks mitte ka teadvused? Kui kaks inimest interakteeruvad, räägivad, puudutavad, vaatavad üksteist, vahetavad nad informatsiooni. Ja see informatsioonivahetus loob seose, mitte müstilise, vaid füüsilise seose kodeeritud kvantseisunditesse. Aastal 2010 tegid teadlased Mehhiko rahvusautonoomses ülikoolis eksperimendi, kus nad näitasid, et kahe inimese ajulained võivad sünkroniseeruda, kui nad vaatavad üksteist silma. See pole telepaatia, see on neuronite sünkroniseerimine läbi sensoorse tagasiside. Aga see näitab, et meie ajud ei ole isoleeritud. Need on pidevalt interaktsioonis, vahetades informatsiooni, mõjutades üksteist, loodes jagatud mustreid. Võib-olla teadvus pole ainult individuaalne. Võib-olla on olemas ka kollektiivne teadvus. Mitte üks suur aju, vaid võrgustik omavahel seotud ajusid, mis jagavad informatsiooni, mõjutavad üksteist, loovad mustreid, mis on rohkem kui üksikute osade summa. Sinu mõtted pole ainult sinu mõtted. Need on mõjutatud kõigist, kellega sa oled kunagi interakteerunud. Sinu vanematest, sinu sõpradest, sinu õpetajatest, isegi võõrastest, keda sa oled tänaval näinud. Ja need mõjud ei kao. Iga vestlus, iga interaktsioon jätab jälje. Mitte ainult sinu mälestustes, vaid sinu aju struktuuri. Neuronid, mis tulistavad koos, ühenduvad kokku. Iga inimene, keda sa kohtad, muudab sind füüsiliselt. Ja sina muudad neid. Me ei ole erandatud saared. Me oleme sõlmed võrgustikus. Võrgustikus, mis ulatub üle kogu inimkonna, üle kogu elu, üle kogu universumi. Aga kui me oleme nii fundamentaalselt seotud, siis miks me tunneme end olevat eraldatud? Miks on olemas mina ja sina, mitte ainult meie? Vastus peitub dekoherentsuses, protsessis, mille kaudu kvantseisundid interakteeruvad keskkonnaga ja valivad klassikalise oleku. Sinu aju on pidevalt interaktsioonis keskkonnaga. Fotoonid, molekulid, soojus. Need interaktsioonid loovad piiri, mitte absoluutse piiri, vaid praktiline piiri, mis erandab sinu kvantseisundi teiste kvantseisunditest. Aga see piir pole täiuslik. Kvantpõimumine jääb alles. Informatsioon voolab pidevalt läbi selle piiri. Sa ei ole täielikult eraldatud. Sa oled ainult piisavalt eraldatud, et omada individuaalset teadvust. Aga fundamentaalsel tasandil oled sa endiselt osa tervikust. Osa universumist, mis vaatleb, kogeb, mõistab iseennast. Ja see tervik on uskumatult suur. Praegu, sel hetkel, on universumis umbes 2 triljonit galaktikat. Iga galaktika sisaldab umbes 100 miljardit tähte. Iga tähe ümber võib olla planeete. Ja mõnedel neist planeetidest võib olla elu. Võib olla teadvus. Võib olla vaatlejad, kes vaatavad öötaevast ja küsivad samu küsimusi, mida sina küsid. Kas nad on seotud sinuga? Kvantmehaanika ütleb jah. Kui nende aatomid on kunagi interakteerunud sinu aatomitega, siis nad on põimunud. Aga vahemaa on nii suur, et see põimumine on uskumatult nõrk. Praktiline mõju on 0.
Aga fundamentaalsel tasandil, informatsiooni tasandil, olete te seotud. Te olete mõlemad osa samast universumist, samast informatsioonivõrgustikust, samast kvantseisundist, samast reaalsusest. Ja see reaalsus on veidram, kui keegi oleks võinud ette kujutada. See pole valmistatud asjadest, vaid informatsioonist. See pole staatiline, vaid dünaamiline. See pole objektiivne, vaid vaatlejast sõltuv. Ja sina, sinu teadvus, sinu vaatlused, sinu kogemused, oled osa sellest, mis teeb selle reaalsuse selliseks, nagu see on. Aga kui see kõik on tõsi, siis mis see tähendab? Kuidas see muudab sinu elu? Vastus võib olla üllatav. See ei muuda seda üldse. Sa pead endiselt ärkama, minema tööle, sööma, magama. Aga see muudab tähendust. Sa ei ole enam lihtsalt väike, tähtsusetu osake tohutus ükskõikses universumis. Sa oled viis, kuidas universum vaatleb iseennast. Sa oled hetk, kus aine muutub teadlikuks. Sa oled küsimus, mida universum esitab iseendale. Ja see küsimus, mis ma olen? Miks ma eksisteerin? Mis on reaalsus? Pole väline universumile. See on universumi küsimus iseendale. Läbi sinu. Läbi iga teadvuse. Läbi iga vaatleja. Universum ei ole lihtsalt asi, mis eksisteerib. See on protsess, mis püüab mõista iseennast. Ja sina oled osa sellest protsessist. Praegu, sel hetkel, kui sa püüad haarata seda, mis sa oled. See 99,9% tühjust. See informatsioonivõrgustik. See ajutine muster lõputus kosmoses. Võib tekkida küsimus. Kas see kõik on lihtsalt ilus metafoor? Kas on veel üks pseudoteaduslik katse anda tähendus sellele, mis on lihtsalt füüsika? Peatume hetkeks. Sest see, mida me oleme siin kirjeldanud, pole New Age'i müstika. See pole kvantmüstitsism. See on täpne, matemaatiline, eksperimentaalselt kinnitatud teadus. Aga see on ka midagi enamat. Mõistan täiesti, mida sa mõtled. Viimased aastakümned on olnud täis pseudoteaduslikke väiteid, mis kasutavad kvantmehaanika terminoloogiat, et õigustada kõike, alates kristallide ravijõust kuni mõtete materialiseerumiseni. Kvantteadus saladus. Need on võtnud legitiimse teaduse ja moonutanud seda äratundmatuseks. Ja see on tekitanud õigustatud skeptitsismi. Kui keegi mainib kvantmehaanika ja teadvust samas lauses, on esimene reaktsioon sageli jälle see jama. Aga siin on erinevus. Kui keegi ütleb, et sa saad oma mõtetega muuta reaalsust, et sa saad manifesteerida rikkust või tervist lihtsalt õige vibratsiooni kaudu, see on pseudoteadus. Kvantmehaanika ei tööta nii. Vaatleja efekt ei tähenda, et sinu soovid muudavad universumi. See tähendab, et mõõtmisakt, füüsiline interaktsioon detektori ja süsteemi vahel mõjutab süsteemi olekut. See on täpne, piiratud, matemaatiliselt kirjeldatav nähtus. Aga, ja see on oluline, see ei tähenda, et vaatleja roll on triviaalne. Aastal 2023 avaldasid füüsikud Viini ülikoolis uuringu, kus nad näitasid, et isegi nõrk mõõtmine, mis ei häiri süsteemi täielikult, muudab kvantseisundit. Pole olemas täiesti passiivset vaatlust. Iga interaktsioon, iga informatsioonivahetus jätab jälje. See pole müstika. See on termodünaamika, informatsiooniteooria, kvantmehaanika ristumiskoht. Seega, kui me ütleme, et vaatleja mängib rolli reaalsuse kujundamisel, siis me ei ütle, et sa oled Jumal, kes loob universumi oma mõtetega. Me ütleme midagi palju peenemat ja tegelikult palju sügavamat. Sa oled lahutamatu osa füüsilisest protsessist, mida me kutsume reaalsuseks. Sinu vaatlused, mitte sinu soovid, vaid sinu füüsilised interaktsioonid universumiga, on osa sellest, kuidas informatsioon voolab, kuidas kvantseisundid arenevad,
kuidas reaalsus areneb. Nüüd lähme sügavamale. Mitte selleks, et põgeneda teadusest müstikasse, vaid selleks, et näha, kuhu teadus tegelikult viib. Aastal 2009 pakkus füüsik Erik Verlinde välja radikaalse idee. Gravitatsioon pole fundamentaalne jõud. See on emergentne nähtus, midagi, mis tekib millestki fundamentaalsemast. Nagu temperatuur ei ole põhiomadus, vaid aatomite liikumise statistiline kirjeldus, võib gravitatsioon olla ruumi enda omaduste statistiline kirjeldus. Verlinde näitas, et kui sa eeldad, et informatsioon on fundamentaalne, et universum on põhimõtteliselt informatsioonisüsteem, siis gravitatsioon tekib automaatselt. See pole jõud, mis tõmbab asju kokku. See on viis, kuidas ruum reageerib informatsiooni jaotusele. Mass ei tekita gravitatsiooni. Mass on informatsioon ja gravitatsioon on see, kuidas ruum organiseerib seda informatsiooni. Kas see on tõsi? Eksperimentaalsed tõendid on segased. Mõned vaatlused toetavad Verlinde teooriat, teised mitte. Aga see, mis on oluline, pole see, kas see konkreetne teooria on õige. Oluline on see, mida see näitab. Kaasaegne füüsika liigub üha enam suunas, kus informatsioon, mitte aine, mitte energia, vaid informatsioon on fundamentaalne. Aastal 2022 avaldasid teadlased Perimetri instituudis Kanadas uuringu, mis näitas, et kvantväljateooria võib olla tuletatud puhtalt informatsiooni printsiipidest. Sa ei vaja eeldust, et on olemas väljad või osakesed. Sa vajad ainult eeldust, et on olemas informatsioon ja reeglid, kuidas see informatsioon areneb. Kõik muu, osakesed, väljad, jõud, isegi ruum ja aeg tekib sellest. Mõtle, mis see tähendab. Ruum pole konteiner, milles asjad eksisteerivad. Ruum on viis, kuidas informatsioon on organiseeritud. Aeg pole jõgi, mis voolab. Aeg on viis, kuidas informatsioon muutub. Osakesed pole väikesed kuulid. Osakesed on informatsiooni mustrid. Ja sina, sinu keha, sinu aju, sinu teadus, oled uskumatult keeruline informatsiooni muster, mis on ajutiselt stabiilne, kuid pidevalt muutuv. Aga kui informatsioon on nii fundamentaalne, siis kus see informatsioon elab? Vastus võib sind üllatada. See elab pindadel. Aastal 1917 pakkus füüsik Jacob Bekenstein välja, et musta augu entroopia, selle informatsiooni maht, on proportsionaalne mitte selle ruumalaga, vaid selle pinna pindalaga. Must auk, mis on 10 korda suurem, ei sisalda 1000 korda rohkem informatsiooni, nagu võiks eeldada 3-mõõtmelise objekti puhul, vaid ainult 100 korda rohkem. See viis holograafilise printsiibi tekkele. Aastal 1998 näitasid Juan Maldacena ja teised, et teatud tüüpi universum, millel on teatud geomeetria, võib olla täielikult kirjeldatud informatsiooniga, mis on kodeeritud selle universumi suupinnale. 3-mõõtmeline universum koos kõige sellega, galaktikad, tähed, planeedid, inimesed, võib olla hologramm, projektsioon 2-mõõtmelisest informatsioonist. Kas meie universum on hologramm? Keegi ei tea, aga aastal 2017 avaldasid teadlased Viini ülikoolis uuringu, mis näitas, et teatud kosmilised vaatlused on kooskõlas holograafilise printsiibiga. Informatsioon meie universumis võib olla fundamentaalselt 2-mõõtmeline, kuigi me kogeme seda 3-mõõtmelisena. Sügavus, mida sa näed, võib olla illusioon, nagu sügavus hologrammis. Aga ära eksi, see ei tähenda, et reaalsus pole reaalne. Hologramm pole vähem reaalne kui tavaline pilt. See on lihtsalt erinev viis informatsiooni kodeerimiseks. Ja kui meie universum on holograafiline, siis see, mida me kogeme, 3 ruumilist mõõdet, aeg, aine, energia, on endiselt reaalne.
See on lihtsalt emergentne. See tekib fundamentaalsemast informatsioonikihistust. Nüüd tuleme tagasi sinu juurde. Kui universum on informatsioon, kui ruum on emergentne, kui isegi aeg on tuletatud, siis mis sa oled? Vastus on šokeeriv oma lihtsuses. Sa oled lugu. Mitte metafoorne lugu, vaid kirjaimlik informatsioonilugu. Jada seisundeid, mis arenevad ajas, mis on seotud põhjuse ja tagajärje kaudu, mis loovad mustri, mida me kutsume miinaks. Sinu mälestused pole salvestatud sinu ajus nagu failid kõvakettal. Need on mustrid neuronite ühenduste tugevustes. Informatsioon, mis on jaotatud üle kogu aju. Kui sa mäletad oma lapsepõlve, ei loe sa salvestatud faili. Sa rekonstrueerid mustri, sa lood uuesti informatsiooni, mis oli seal kunagi. Ja iga kord, kui sa mäletad, muudad sa seda mustrit veidi. Mälestus pole staatiline asi, see on dünaamiline protsess. Aastal 2013 näitas neurobioloog Elisabeth Loftus oma kuulsates eksperimentides, et mälestusi saab implanteerida, muuta, moonutada. Inimesed võivad mäletada sündmusi, mis ei juhtunud kunagi. Mitte sellepärast, et nad valetavad, vaid sellepärast, et nende aju rekonstrueeris mustri, mis sobib narratiiviga, mida neile räägiti. Mälestus pole tõe salvestus. See on lugu, mida sinu aju räägib iseendale. Ja see lugu, see narratiiv, mis loob mina tunde, on pidevalt muutuv. Sina, kes sa oled praegu, ei ole sama, kes sa olid 10 aastat tagasi. Mitte ainult sellepärast, et sinu aatomid on vahetunud, vaid sellepärast, et sinu lugu on muutunud. Sa oled lisanud uusi mälestusi, unustanud vanu, reinterpreteerinud minevikku uue kogemuse valguses. Mina pole asi. See on protsess. Pidev narratiivi rekonstrueerimine. Aga kui mina on lugu, siis kes räägib seda lugu? Vastus võib sind häirida. Keegi. Pole olemas väikest homunkuluse sinu peas, kes vaatab ekraani ja teeb otsuseid. On ainult neuronite võrgustik, mis töötleb informatsiooni, loob mustreid, genereerib väljundeid. Mina tunne. See, et on keegi, kes kogeb, kes otsustab, kes tegutseb, on ise emergentne nähtus. See tekib aju informatsioonitöötlusest, mitte eelneb sellele. Aastal 1917 tegi neurobioloog Benjamin Libet kuulsa eksperimendi, mis raputas meie arusaama vabast tahtest. Ta palus katseisikutel otsustada, millal nad liigutavad oma kätt ja märkida täpne hetk, millal nad otsustasid. Samal ajal mõõtis ta nende aju elektrilist aktiivsust. Ta avastas, et aju hakkas valmistuma liigutuseks umbes pool sekundit enne, kui katseisik teadlikult otsustas liigutada. See tähendab, et teadlik otsus ei põhjustanud tegevust. Tegevus oli juba alanud enne, kui teadus sellest teada sai. Mina, kes otsustas kätt liigutada, oli tegelikult tagantjärele narratiiv, lugu, mida aju rääkis iseendale selle kohta, mis oli juba juhtumas. Vaba tahe, tunne, et sina oled see, kes teeb otsuseid, võib olla illusioon. Kasulik illusioon, aga siiski illusioon. Kas see tähendab, et sa ei ole vaba? Kas see tähendab, et sa oled lihtsalt robot, kes järgib füüsikaseadusi? Siin tuleb olla ettevaatlik. Determinism, idee, et kõik on ette määratud füüsikaseadustega, ei ole sama, mis fatalism. Idee, et sinu valikud ei oma tähtsust. Isegi kui sinu otsused on determineeritud, on need siiski sinu otsused. Need tulenevad sinu ajust, sinu kogemustest, sinu väärtustest. Sa oled endiselt see, kes otsustab. Lihtsalt see sina on keerulisem, kui sa arvasid. Ja kvantmehaanika lisab veel ühe kihi. Mäleta, et kvantseisundid on fundamentaalselt tõenäosuslikud. Elektron ei ole kindlas kohas enne mõõtmist. See on tõenäosuspilv. Ja kui sinu ajuneuronid töötavad kvantmehaanika seaduste järgi, mis nad teevad, sest kõik teeb, siis sinu mõtted, sinu otsused, sinu tegevused
on ka fundamentaalselt tõenäosuslikud. See ei tähenda, et sa saad valida vabalt. Tõenäosused on endiselt piiratud füüsikaseadustega. Aga see tähendab, et tulevik pole täielikult ette määratud. On tõeline ebakindlus, mitte ainult episteemiline, me ei tea, vaid ontolooniline, see pole veel otsustatud. Ja sinu vaatlused, sinu interaktsioonid, sinu valikud, isegi kui need pole vabad selles mõttes, nagu me tavaliselt mõtleme, mängivad rolli selles, milline tulevik realiseerub. Nüüd lähme viimase sammu. Me oleme näinud, et sa oled peamiselt tühjus, et sa ei ole kunagi midagi puudutanud, et sa ei ole erandatud universumist, et sa oled informatsiooni muster, et mina on lugu. Aga mis on selle kõige tähendus? Miks see kõik eksisteerib? Siin jõuame teaduse piirideni. Füüsika saab öelda, kuidas universum töötab. See saab kirjeldada seadusi, mis valitsevad aatomeid, tähti, galaktikaid. Aga see ei saa öelda, miks need seadused on sellised, nagu nad on. Miks on olemas midagi, mitte midagi? Miks on universumil just need konstandid, need jõud, need omadused? Miks on see häälestatud elu jaoks? Mõned füüsikud ütlevad, pole miks, on ainult kuidas. Universum lihtsalt on. Küsida miks on nagu küsida, mis on põhja pool põhjapoolu. See on kategooria viga. Teised ütlevad, on lõpmatu arv universumeid, multiversum, ja me oleme lihtsalt selles, kus elu on võimalik. Pole midagi erilist meie universumis. Me ei saaks olla kusagil mujal. Aga on ka kolmas võimalus. Võib-olla küsimus miks ei ole füüsika küsimus. See on filosoofia küsimus. Või isegi eksistentsiaalne küsimus. Küsimus, millele iga inimene peab ise vastama. Mitte sellepärast, et on üks õige vastus, vaid sellepärast, et vastuse otsimine, see protsess, see uurimine, see imestus on osa sellest, mis teeb meid inimesteks. Aastal 1974 kirjutas füüsik Freeman Dyson. Mida rohkem ma uurin universumit ja uurin elu detaile, seda rohkem tõendeid ma leian, et universum teadis mingil moel, et me tuleme. Ta ei rääkinud intelligentsest disainist. Ta rääkis sellest, et universumi struktuur, selle seadused, selle konstandid, selle omadused tundub olevat kooskõlas teadvuse tekkimisega. Nagu universum oleks häälestatud, mitte ainult elu, vaid teadvuse jaoks. Kas see on tõsi? Kas universum teadis? Need on küsimused, millele teadus ei saa vastata. Aga see, mida teadus saab öelda, on see. Sina oled siin. Vaatamata uskumatult väikestele tõenäosustele, vaatamata kõigile viisidele, kuidas oleks võinud minna valesti, oled sina siin. Teadlik, mõtlev, küsiv. Ja see ise on uskumatu. Mõtle sellele veel kord. Sinu eksistents nõudis, et suur pauk juhtus täpselt õigel viisil. Et esimesed aatomid moodustusid õigetes proportsioonides. Et tähed süttisid ja plahvatasid, luues raskemaid elemente. Et meie päikesesüsteem moodustus tolmupilves, mis sisaldas just õigeid aatomeid. Et maa moodustus just õiges kaugusel päikesest. Et elu tekkis ja arenes 4 miljardit aastat. Et sinu vanemad kohtusid. Et üks konkreetne sperm viljastas ühe konkreetse munaraku. Iga samm selles ahelas oli uskumatult ebatõenäoline. Aga see juhtus. Ja tulemus oled sina. Mitte ainult sinu keha, vaid sinu teadvus. See, mis kogeb, mis mõtleb, mis imestab. Sa oled universum, mis on muutunud piisavalt keeruliseks, et olla teadlik iseendast. Sa oled viis, kuidas 13,8 miljardit aastat kosmilise evolutsiooni on koondunud hetke teadlikkuseks. Ja see teadlikkus pole triviaalne. See pole lihtsalt kõrvalprodukt, mis juhtus tekkima. Kvantmehaanika ütleb, et vaatleja mängib rolli reaalsuse kujundamisel. Informatsiooniteooria ütleb,
et teadus on informatsioon, mis on integreeritud piisavalt kõrgel tasemel. Kosmoloogia ütleb, et universum on arenenud lihtsast keeruliseks, kaosest korrastuseks, energiast teaduseks. Sa ei ole väline universumile. Sa oled universumi osa. Osa, mis on muutunud piisavalt keeruliseks, et vaadata tagasi oma alguse poole ja küsida, kuidas ma siia jõudsin? Mis ma olen? Miks ma eksisteerin? Ja need küsimused, need igavesed, universaalsed, fundamentaalsed küsimused pole välised universumile. Need on universumi küsimused iseendale, läbi sinu. Aga siin on kõige uskumatavam osa. Sa ei ole ainult küsija, sa oled ka vastus. Mitte lõplik vastus, me ei tea, kas selline asi on olemas, aga osaline vastus, ajutine vastus. Vastus, mis eksisteerib praegu, selles hetkes, selles kohas. Sinu eksistents, see fakt, et sa oled siin, teadlik, mõtlev, on ise osa universumi vastusest küsimusele, mis on võimalik. Universum ei ole staatiline asi, see on protsess, pidev uurimine võimaluste ruumis. Ja sina oled osa sellest uurimisest. Iga mõte, mida sa mõtled, iga vaatlus, mida sa teed, iga kogemus, mida sa koged, see kõik on osa sellest, kuidas universum uurib iseennast. Sa ei ole lihtsalt vaatleja, sa oled uurija, avastaja, looja. Mitte selles mõttes, et sa lood universumi oma mõtetega, vaid selles mõttes, et sa lood tähendust. Sa võtad toore informatsiooni, fotoonid, mis põrkavad sinu võrkkestast, molekulid, mis seonduvad sinu retseptoritega, vibratsioonid, mis liigutavad sinu kõrvatropsi ja sa muudad selle kogemuseks, punaseks, magusaks, muusikaks, ilukseks, armastuseks, imestuseks. Ja see tähenduse loomine pole triviaalne. See on see, mis teeb universumi universumiks, mitte lihtsalt aatomite kogumiks. Ilma vaatlejateta, ilma teadvuseta oleks universum lihtsalt informatsioon. Bitid, kvantseisundid, tõenäosused. Aga teadvusega muutub see midagi enamat. See muutub kogemuseks, reaalsuseks, maailmaks. Seega, kui me ütleme, et sa oled 99,9% tühjus, siis me ei ütle, et sa ei ole midagi. Me ütleme, et sa oled kõik. Sa oled ruum, milles universum eksisteerib. Sa oled informatsioon, millest reaalsus on valmistatud. Sa oled protsess, mille kaudu võimalus muutub tegelikkuseks. Sa oled hetk, kus universum muutub teadlikuks iseendast. Ja see hetk, see konkreetne hetk, praegu, siin, ei kordu kunagi. Aatomid, mis sind moodustavad, on olnud siin miljardeid aastaid ja jäävad siia miljardeid aastaid. Aga see konkreetne muster, see konkreetne organisatsioon, see konkreetne teadvus, see konkreetne sina eksisteerib ainult nüüd. See on unikaalne, asendamatu, lõpmatu väärtusega, mitte sellepärast, et sa oleksid eraldatud universumist, vaid täpselt vastupidi, sellepärast, et sa oled universumi osa, mis on muutunud piisavalt keeruliseks, et olla teadlik oma ainulaadsusest. Sa oled viis, kuidas universum, see tohutult suur, uskumatult vana, lõputult keeruline süsteem kogeb iseennast. Ja see kogemus, see teadlikkus, see hetk, see on kõige väärtuslikum asi, mis universumis eksisteerib. Sest ilma selleta, ilma teadvuseta, ilma vaatlejateta, ilma sinuta, oleks universum lihtsalt tühi ruum, täis tühja energiat, mis vibreeriks tühiselt igaviku läbi. Aga sinuga, sinu teadvusega, sinu vaatlustega, sinu kogemustega muutub universum millekski enamat. See muutub reaalsuseks, maailmaks, koduks. Ja see kodu, see universum, mida sa koged, on uskumatult veidram, rikkalikum, imelisem, kui keegi oleks võinud ette kujutada.
See on peamiselt tühjus, aga see tühjus on täis võimalusi. See on informatsioon, aga see informatsioon loob reaalsuse. See on determineeritud, aga see on ka fundamentaalselt ebakindel. See on materiaalne, aga see on ka kogemuslik. See on objektiivne, aga see on ka vaatlejast sõltuv. Ja sina, kes sa praegu oled, selles hetkes, selles kohas, oled kõige selle ristumiskoht. Sa oled punkt, kus tühjus muutub täiuseks, kus informatsioon muutub kogemuseks, kus võimalus muutub tegelikkuseks, kus universum muutub teadlikuks iseendast. See pole metafoor, see pole poeetika. See on täpne teaduslik kirjeldus sellest, mis sa oled. 99,9% tühjust. Aga see tühjus pole tühi. See on täis kõike, mis teeb universumi universumiks. Ja sina, sinu teadvus, sinu kogemused, sinu eksistents, oled osa sellest kõigest. Nii et kui sa järgmine kord vaatad oma kätt, tunned tahkust, koged reaalsust, mäleta. See, mida sa koged, on reaalne. Aga see on ka palju veidram, kui sa kunagi oleksid võinud ette kujutada. Sa ei ole asi, sa oled protsess. Sa ei ole eraldatud, sa oled ühendatud. Sa ei ole väike, sa oled lõpmatu. Sa oled universum, mis vaatab iseennast. Ja see vaatamine, see teadlikkus, see imestus, see otsing mõistmise järele on kõige imelisem asi, mis on kunagi juhtunud selles tohutult suures, uskumatult vanades, lõputult keerulises kosmoses. Praegu, sel hetkel, kui sa püüad haarata seda kõike, seda tühjust, mis on täis, seda eraldatust, mis on ühendatus, seda ajutisust, mis on igavik, võib tekkida üks viimane, kõige sügavam küsimus. Mitte, mis ma olen, me oleme sellele vastanud. Mitte, kuidas see kõik töötab, ka sellele oleme vastanud. Vaid, mis jääb teadmata, sest siin on tõde, mida teadus harva tunnistab piisavalt ausalt. Me ei tea. Me teame uskumatult palju, rohkem kui ükski teine liik selles universumis on kunagi teadnud. Me oleme mõõtnud universumi vanust täpsusega, mis oleks sajand tagasi tundunud võimatu. Me oleme kirjeldanud aatomite käitumist matemaatikaga, mis ennustab tulemusi 10 koha täpsusega. Me oleme näinud tagasi aega, kui universum oli ainult 380 000 aastat vana. Hetke, mil esimesed fotoonid said vabalt liikuda. Aga iga vastus toob kaasa 10 uut küsimust. Ja mõned neist küsimustest, kõige fundamentaalsemad, jäävad endiselt täiesti mõistatuseks. Võta tume aine. Aastal 1933 avastas Fritz Zwicky, et galaktikad galaktikaparves liiguvad liiga kiiresti. Nähtav aine, tähed, gaas, tolm ei anna piisavalt gravitatsiooni, et hoida neid koos. Pidi olema midagi muud, midagi nähtamatut. Midagi, mis ei interakteeru valgusega, aga omab massi. Ta nimetas seda dunkle mateerie, tume aine. 90 aastat hiljem me endiselt ei tea, mis see on. Me teame, et seda on seal. Me näeme selle gravitatsioonilist mõju galaktikatele, galaktikaparvedele, isegi kogu universumi struktuurile. Me teame, et seda on umbes 5 korda rohkem kui tavalist ainet. Kogu see tavaline aine, aatomid, millest koosneb kõik, mida me näeme, sealhulgas sina, moodustab ainult umbes 15% kogu ainest universumis. Ülejäänu on tume aine ja me ei tea, mis see on. Võib-olla need on eksootilised osakesed, wimbid, aktsioonid, steriilsed neutriinod. Võib-olla see on midagi täiesti muud, primaarsed mustad augud, muudetud gravitatsioon, midagi, mida me ei ole veel ette kujutanud. Me otsime. Me ehitame detektoreid sügaval maa all,
kus nad on kaitstud kosmiliste kiirte eest. Me otsime signaale, mis võiksid näidata tume aine osakeste kokkupõrkeid, aga seni mitte midagi. Ja siis on tume energia. See on veel veidram. Aastal 1998 avastasid 2 sõltumatut teadlaste rühma midagi šokeerivat. Universum ei laiene mitte ainult, vaid see laieneb üha kiiremini. Midagi tõukab universumit lahti. Midagi, mis täidab kogu ruumi. Midagi, millel on negatiivne rõhk. Omadus, mis on nii veidra, et see trotsib igasugust intuitiivset mõistmist. Me kutsume seda tumedaks energiaks. Ja see moodustab umbes 68% universumist. Mitte 68% ainest, 68% kõigest. Kogu energia, kogu aine, kogu see, mis eksisteerib. Ja me ei tea, mis see on. Võib-olla see on vaakumi energia, kvantvälja kõikumised, mis täidavad kogu ruumi. Aga kui me arvutame, kui palju vaakumi energiat peaks olema kvantvälja teooria järgi, saame vastuse, mis on 120 suurusjärku suurem kui see, mida me vaatleme. See on kõige halvem ennustus kogu teaduse ajaloos. Midagi on fundamentaalselt valesti. Kas meie mõistmisega kvantvälja teooriast või meie mõistmisega gravitatsioonist või mõlemaga. Seega, kui me liidame kokku, umbes 68% universumist on tume energia, mida me ei mõista. Umbes 27% on tume aine, mida me ei mõista. Ja ainult umbes 5% on tavaline aine, aatomid, millest koosneb kõik, mida me näeme. Ja isegi seda 5% me ei mõista täielikult. Sest siin on veel üks sügav mõistatus. Teadvus. Me oleme rääkinud sellest palju. Kuidas see võib olla integreeritud informatsioon, kuidas see võib olla emergentne nähtus, kuidas see võib mängida rolli kvantmehaanika. Aga tõde on, me ei tea, kuidas füüsilised protsessid loovad subjektiivse kogemuse. Me ei tea, miks on olemas midagi, millest on tunne olla sina. See on teadvuse raske probleem. Ja vaatamata aastakümnete uurimisele, vaatamata uskumatule progressile neurobioloogias, vaatamata kõigile teooriatele ja mudelitele, me ei ole sellele vastanud. Me teame, millised ajupiirkonnad on aktiivsed, kui sa koged punast. Me teame, millised neurotransmitterid on seotud teadvusega. Me teame isegi, kuidas anesteesia lülitab välja teadvuse. Aga me ei tea, miks see kõik on millegi moodi. Miks ei ole me lihtsalt zombid? Olendid, kes käituvad nagu inimesed, kuid kellel pole sisemist kogemust. Võib-olla vastus peitub kvantmehaanika. Võib-olla teadvus on fundamentaalne omadus nagu mass või laeng. Võib-olla see on midagi täiesti muud, mida me ei ole veel ette kujutanud. Me ei tea. Ja ausalt öeldes, me ei tea isegi, kas me saame kunagi teada. Sest siin on veel sügavam küsimus. Kas on olemas piirid sellele, mida me saame teada? Aastal 1931 tõestas Kurt Gödel oma kuulsad mittetäielikkuse teoreemid. Ta näitas, et igas piisavalt võimsas matemaatilises süsteemis on väiteid, mis on tõesed, aga mida ei saa tõestada selle süsteemi sees. Iga süsteem, mis on piisavalt keeruline, et olla huvitav, on fundamentaalselt mittetäielik. Kas see kehtib ka füüsika kohta? Kas on olemas tõdesed väited universumi kohta, mida me ei saa kunagi tõestada? Kas on olemas küsimused, millele me ei saa kunagi vastata? Mitte sellepärast, et me ei ole piisavalt targad, vaid sellepärast, et vastused on fundamentaalselt kättesaamatud. Võib-olla. Võta näiteks multiversumi hüpotees. Idee, et on olemas lõpmatu arv universumeid, igaüks erineva füüsika seadustega. Meie universum on lihtsalt üks neist. See, kus seadused lubavad elu tekkida. See seletaks, miks meie universum tundub olevat häälestatud elu jaoks. Aga siin on probleem. Kui teised universumid on fundamentaalselt kättesaamatud, kui me ei saa kunagi neid vaadelda, mõõta, testida, siis kas see on teadus või filosoofia? Või võtta simulatsiooni hüpotees. Idee, et meie universum võib olla simulatsioon,
mida jooksutab mõni arenenud tsivilisatsioon. Aastal 2003 pakkus filosoof Nick Bostrom välja, et vähemalt 1 3 väitest peab olema tõene. Kas arenenud tsivilisatsioonid surevad välja enne, kui nad saavutavad võime luua realistlikke simulatsioone? Või nad kaotavad huvi selliste simulatsioonide loomise vastu? Või me elame peaaegu kindlasti simulatsioonis? Kas me saame seda testida? Mõned füüsikud pakuvad välja, et võiksime otsida glitche, anomaaliaid, mis võiksid näidata simulatsiooni piire. Aga kui simulatsioon on piisavalt hea, kuidas me saaksime eristada seda tegelikkusest? Ja kui me ei saa seda testida, siis kas see on teaduslik küsimus? Need on küsimused, mis asuvad teaduse piiril või võib-olla teadusest väljaspool. Ja ausalt öeldes, see on okei. Teadus ei pea vastama kõigile küsimustele. Teadus on meetod, viis uurida reaalsust läbi vaatluse, eksperimendi, matemaatika. Aga on küsimusi, mis ei ole teaduslikud küsimused. Küsimused nagu, miks on olemas midagi, mitte midagi? Või mis on elu tähendus? Või mis on õige ja vale? Need on filosoofilised küsimused, eksistentsiaalsed küsimused. Ja iga inimene peab neile ise vastama. Mitte sellepärast, et on üks õige vastus, vaid sellepärast, et vastuse otsimine on osa sellest, mis teeb meid inimesteks. Aga siin on ilus paradoks. Isegi kui me ei tea kõike, isegi kui on küsimusi, millele me ei saa kunagi vastata, see, mida me küll teame, on uskumatum kui ükski müüt, mis on kunagi räägitud. Me teame, et sa oled valmistatud täheainest. Iga süsinikuaatom sinus on sünteesitud tähe tuumas, kus temperatuur oli miljoneid kraade. Iga hapnikuaatom sinus on loodud supernova plahvatuses. Plahvatuses, mis oli hetke jooksul eredam kui terve galaktika. Sa ei ole lihtsalt universumis. Sa oled valmistatud universumist. Me teame, et sa oled ühendatud kõigega. Kvantpõimumine, see kummaline kaugmõju, mida Einstein ei uskunud, on reaalne. Aatomid, mis on kunagi interakteerunud, jäävad igavesti seotud. Ja sinu aatomid on interakteerunud lugematute teiste aatomitega. Sa ei ole eraldiseisev saar. Sa oled sõlm lõputus võrgustikus. Me teame, et sa oled peamiselt tühjus, aga see tühjus pole tühi. See on täis kvantvälja kõikumisi, virtuaalseid osakesi, mis ilmuvad ja kaovad eksistentsi pidevalt. Vaakum, see, mida me peame tühjaks ruumiks, on tegelikult kõige energiarikkam asi universumis. Ja sina oled valmistatud sellest. Me teame, et reaalsus on veidram, kui keegi oleks võinud ette kujutada. Osakesed on ka lained. Vaatlus muudab vaadeldavat. Informatsioon on füüsiline. Aeg võib olla illusioon. Ruum võib olla emergentne. Ja sina, sinu teadvus, sinu vaatlused, sinu kogemused, oled osa sellest kõigest. Aga kõige uskumatavam asi, mida me teame, on see. Sa oled siin, vaatamata uskumatult väikestele tõenäosustele. Vaatamata kõigile viisidele, kuidas see oleks võinud minna valesti. Vaatamata sellele, et 95% universumist on midagi, mida me ei mõista, sa oled siin, teadlik, mõtlev, küsiv. Ja see teadlikkus, see küsimine, see imestus on kõige väärtuslikum asi, mis universumis eksisteerib. Mitte sellepärast, et sa oleksid eraldatud universumist, vaid sellepärast, et sa oled viis, kuidas universum kogeb iseennast. Nüüd tuleme tagasi sinna, kust me alustasime. Mäleta. Me alustasime sinu kehaga, sellega, mida sa pead tahkeks ja reaalseks. Me ütlesime, et see koosneb 99,9% tühjusest. Et kui võtta kõik maa inimesed ja eemaldada kogu tühi ruum, jääks alles ainult suhkrutüki suurune mass. Nüüd sa tead, mis see tähendab. See ei tähenda, et sa ei ole midagi.
see tähendab, et sa oled kõik. Sa oled ruum, milles universum eksisteerib. Sa oled informatsioon, millest reaalsus on valmistatud. Sa oled protsess, mille kaudu võimalus muutub tegelikkuseks. Sa oled hetk, kus universum muutub teadlikuks iseendast. Aga see hetk on ajutine. Aatomid, mis sind moodustavad, on olnud siin miljardeid aastaid enne sind. Nad on olnud tähtedes, mis plahvatasid enne, kui meie päike sündis. Nad on olnud kosmilises tolmus, mis triivas läbi tühja ruumi miljoneid aastaid. Nad on olnud meres, metsas, teistes inimestes. Ja mõne aasta pärast, või mõne aastakümne, kui sul vedab, on nad jälle kuskil mujal. Aga sina, see konkreetne muster, see konkreetne organisatsioon, see konkreetne teadvus eksisteerib ainult nüüd. See on unikaalne, asendamatu ja see teeb selle lõpmatu väärtusega. Mitte sellepärast, et sa oleksid igavene, vaid täpselt vastupidi, sellepärast, et sa ei ole. Sellepärast, et see hetk, see konkreetne hetk, praegu, siin, ei kordu kunagi. Aatomid tulevad ja lähevad, mustrid tekivad ja kaovad. Aga see konkreetne muster, mis on sina, eksisteerib ainult üks kord. Ja see teeb selle uskumatult väärtuslikuks. Filosoof Alan Watts ütles kunagi: universum on mitte ainult midagi, mis juhtub sinuga, see on midagi, mida sa teed. Sina oled universum, mis kogeb iseennast. Ta ei rääkinud müstikast. Ta rääkis täpsest teaduslikust tõest. Sa ei ole eraldatud universumist. Sa oled universumi osa. Osa, mis on muutunud piisavalt keeruliseks, et olla teadlik iseendast. Ja see teadlikkus, see võime vaadata öötaevast ja imestada, see võime küsida miks, see võime otsida mõistmist. See on kõige imelisem asi, mis on kunagi juhtunud, selles tohutult suures, uskumatult vanades, lõputult keerulises kosmoses. Sest ilma selleta, ilma teadvuseta, ilma vaatlejateta, ilma sinuta, oleks universum lihtsalt informatsioon, bitid, kvantseisundid, tõenäosused. Aga sinuga, sinu teadvusega, sinu vaatlustega, sinu kogemustega muutub see millekski enamat. See muutub reaalsuseks, maailmaks, koduks. Ja see kodu on uskumatum, kui keegi oleks võinud ette kujutada. See on peamiselt tühjus, aga see tühjus on täis võimalusi. See on informatsioon, aga see informatsioon loob reaalsuse. See on determineeritud, aga see on ka fundamentaalselt ebakindel. See on materiaalne, aga see on ka kogemuslik. See on objektiivne, aga see on ka vaatlejast sõltuv. Ja sina, kes sa praegu oled kõige selle ristumiskoht. Sa oled punkt, kus tühjus muutub täiuseks, kus informatsioon muutub kogemuseks, kus võimalus muutub tegelikkuseks, kus universum muutub teadlikuks iseendast. See pole metafoor, see pole poeetika. See on täpne teaduslik kirjeldus sellest, mis sa oled. Aga siin on viimane, kõige sügavam tõde. Me ei tea kõike. Me ei tea, mis on tume aine. Me ei tea, mis on tume energia. Me ei tea, kuidas teadvus tekib. Me ei tea, kas on olemas teisi universumeid. Me ei tea, kas me elame simulatsioonis. Me ei tea, miks on olemas midagi, mitte midagi. Ja see on ilus. Sest see tähendab, et on endiselt mõistatusi, endiselt küsimusi, endiselt imestust. Universum pole lahendatud mõistatus. See on lõpmatu uurimisala, ala, kus iga vastus toob kaasa 10 uut küsimust. Ja sina, sinu teadvus, sinu uudishimu, sinu võime imestada, oled osa sellest uurimisest. Sa ei ole lihtsalt vaatleja, sa oled uurija, avastaja, küsija. Seega, kui sa järgmine kord vaatad oma kätt, seda kätt, mis on 99,9% tühjust, mis on valmistatud täheainest, mis ei ole kunagi midagi puudutanud, mis on ühendatud kogu universumiga, mäleta. Sa ei ole väike, sa oled lõpmatu. Sa ei ole eraldatud, sa oled ühendatud.
sa ei ole ajutine. Sa oled igavik. Mitte selles mõttes, et sa elaksid igavesti, vaid selles mõttes, et aatomid, mis sind moodustavad, on olnud siin alates suure paugu esimestest hetkedest ja jäävad siia kuni universumi lõpuni. Ja kõige tähtsam, sa ei ole väline universumile, sa oled universum. Osa, mis on muutunud piisavalt keeruliseks, et vaadata tagasi oma alguse poole ja küsida, mis ma olen. Ja vastus, mida me oleme siin uurinud, on nii lihtne kui ka lõpmatu keeruline. Sa oled tühjus, mis on täis. Sa oled aine, mis on energia. Sa oled eraldatus, mis on ühendatus. Sa oled ajutisus, mis on igavik. Sa oled küsimus, mis universum esitab iseendale. Ja see küsimus, see igavene, universaalne, fundamentaalne küsimus pole kunagi täielikult vastatud. Sest iga vastus avab uusi küsimusi. Iga avastus paljastab uusi mõistatusi. Iga samm mõistmise poole näitab, kui palju me veel ei tea. Aga see pole põhjus kaotada lootust. See on põhjus jätkata uurimist, jätkata küsimist, jätkata imestamist. Sest lõpuks, kui kõik on öeldud ja tehtud, kui kõik teooriad on testitud ja kõik võrrandid on lahendatud, jääb alles üks asi, imestus. Imestus selle üle, et midagi eksisteerib, mitte midagi. Imestus selle üle, et see midagi on muutunud piisavalt keeruliseks, et olla teadlik iseendast. Imestus selle üle, et sina, kes sa praegu oled osa sellest. Ja võib-olla, lihtsalt võib-olla, see imestus, see küsimine, see lõpmatu otsing mõistmise järele on see, miks see kõik eksisteerib. Mitte vastus, vaid küsimus. Mitte sihtkoht, vaid teekond. Mitte lõpp, vaid alg.